Tere! Täna siis võtaks ette põhikursuse, programmeerimise põhikursuse IT0202, mis siis keskendub Java keelele ja rohkem sellistele headele programmeerimistavadele ja igasugustele mustritele ja ka paar sellist süvitsi teemat. Kursus ise läheb samas tempos edasi nagu see Pythoni kursus, mis eelmine semester oli enam-vähem sarnase struktuuriga ka, et iga nädal sa pead läbi lahendama küsimustiku, harjutustunni ülesande ja siis ka üks iseseisev ülesanne. Ja täpselt nagu eelmine semester jätkame ka ülesannete läbilahendamist videotega. Et selle kursuse kohta rohkem saate lugeda meil siin kursuse infost, et siin on kõik info kirjas. Enam-vähem sarnased reeglid nagu eelmine semester, lihtsalt paar täpsustust on juurde pandud siia. Ning võrreldes eelmise semestriga siis üks asi, mis muutub, on see, et siin aines eksam ei ole kohustuslik, kui saate kontrolltöödega ja kodutöödega piisab punkte kätte. Et eksamile tulete siis, kui teil näiteks jäi punkte puudu hinde saamisest või ei ole hindega rahul ja tahate paremat hinnet saada, et siis võite tulla eksamile ja semestri jooksul tehtud kontrolltööd parandada. Nii, aga hüppame siis esimesse ülesandesse. Meil on see Java sissejuhatus. Küsimustik on ära täita ja siis täna me keskendume sellele X00 Hello'le ja PR01 Introduction'ile. Et esimesena oleks läbi vaja lahendada siis keskkonna seadistamise ülesanne. Enne kui me üldsegi seda ülesannet saame tegema hakata, sest siin on paar asja, mis on vaja ära teha. Et esiteks peaks arvutile installima nüüd Java Development Kiti. See paigaldamisprotsess erineb nüüd OS-iti. Et Windowsi puhul ma olen siia juhendisse kirja pannud seda, et peaksite minema Oracle'i kodulehele ja siit selle Java SA Development Kit versioon 25, kuna see on kõige uuem ja see on long-term support. Et valima siit täpselt selle, mis teie platvormile sobib. Et te tõenäoliselt valisite siit siis Windows ja te valiksid, mina soovitan näiteks valida see X64 installer näiteks. Et tõmbate selle alla, installite ja siis siin on paar nagu sammu veel, mis on vaja teha, et kui te tahate näiteks käsurea kaudu Javat kasutada, et siis on vaja siin sellist asja teha, et otsida üles, kuhu te selle Java installisite. Siis minema süsteemi sätetesse, otsima selline asi nagu system variables üles ja sisuliselt see, kui see Java installimise asukoht vastab täpselt samale sellele, mis siin on kirjas, siis kopeerite selle lihtsalt siia sisse. Valite selle system variables, path, new ja siis sisuliselt mida te ütlete Windowsile, kus Java asub, et siis kui käsurea nüüd Java neid käske kasutada, siis süsteem teab, mida teha. Nii, aga Maci ja Linuxi peal peaks lugu kergem olema, et isiklikult soovitan alla laadida sellise tööriista nagu SDKMN, millega on võimalik igasuguseid arendajaplatvorme või nagu nii-öelda tööriistu alla laadida käsurea kaudu. Et selle installimiseks piisab lihtsalt sellest, et avate oma terminali, pestite selle komandi sisse, teete kõik need sammud ära, mis ekraanil ilmuvad ja siis te sisestate selle käsu, sulgete oma terminali ja siis te installite sellega Java, SDK install Java ja see käsk peaks installima kõige uuema versiooni. Ja kuidas kontrollida seda, kas Java see installitud, siis siin on paar käsku, avate omal terminali ja siis kirjutate sisse Java, kriips, version. Minul on versioon 25 installitud ja siis kontrollige, kas teil on Java compiler installitud ja see peaks ka installitud olema. Ja kui need andsid mingi vastuse, siis palju õnne, kõik on ilusti installitud. Ja nüüd selles, et Java ilusti paigaldatud sai, me peaksime kontrollima, tegema nii-öelda prooviprogrammi. Selle sammu ma näitan nüüd ära, kuidas seda konsoolis teha, sest see natuke aitab kaasa sellele, et aru saada, kuidas Java töötab.
et meil on siin tehtud artikkel Hello Worldi ja kompileerimise kohta, et Hello Worldiga te peaksite juba tuttavad olema Pythonist, et see on sisuliselt esimene programm, mida kõik arendajad kirjutavad, kui nad mingi uue programmeerimiskeele ette võtavad. Et esimene soov, mis ma soovitan teha, on see, et võtta see kood ja avada nüüd mingi tekstiredaktor, näiteks Notepad või Visual Studio Code või näiteks kui mina näiteks teen sedasi, et ma tahan jälgida seda tutoriali nii hästi kui võimalik, et siis ma lähen oma desktopi peale siin, teete desktop, mul desktopi peal mitte midagi ei ole, nii et saan nüüd kasutada seda. Ja siis ma avan sellise asja nagu Nano. Nano on terminalipõhine tekstiredaktor. Ja siis mida ma teen? Ma kopeerin selle koodi siit, pestime selle siia sisse ja sellest peaks piisama. Nüüd ma exitin siit. Jah, ma tahan salvestada ja salvestame selle faili nimega helloworld.java. Nii, ja kui me nüüd teeme clear, teeme ls, siis nagu näha, mulle tekkis selline fail nagu Hello World desktopile. Ja me võime confirmida ka, teeme File Explorer lahti, et palun, desktopi peal selline fail nagu Hello World. Nii, ja nüüd me kirjutasime koodi, eks ju, aga me ei saa seda koodi veel tööle panna. Selleks, et Java programme tööle panna, me peame läbima sellise protsessi nagu kompileerimine. See kompileerimine sisuliselt tähendab seda, mul peaks siin kuskil kirjas ka see olema sissejuhatus Javasse, et sisuliselt kompileerime. See tähendab seda, et me võtame Java lähtekoodi, mis on siis .java lõpuga. Me avame Java kompilaatori ja saadame selle .java faili sinna kompilaatorisse. Seal tehakse natuke sihker-šahker maagiat, musta maagiat. Sisuliselt muudetakse inimloetav kood masinale arusaadavaks koodiks, aga Java teeb seda natuke teistmoodi. Java teeb selle nii-öelda vahepealseks koodiks nimega bytecode, mida siis Java virtuaalne masin oskab lugeda. Ja see on nüüd üks Java võludest, et Java kui keel on kurikuulus ühe kindla ütluse poolest. Write once, run everywhere, mis tähendab seda, et kirjutate koodi ühel korral ja siis te võite ükskõik millise platvormi peal tööle panna. Peaasi, et see JVM Java Virtual Machine on toetatud seal platvormi peal. Nii, ja mida see JVM teeb, ta võtab selle bytekoodi, paneb selle tööle ja siis vastavalt selle platvormi JVM implementatsioonile paneb vajalikud käsud tööle. Ja siis programm saab sisuliselt platvormi põhiseks masinkoodiks tõlgendatud. Nii, aga nüüd siia kompileerimise juurde tagasi tulles, mina salvestasin selle faili desktopi peale, tegime kindlaks ka, et jah, see tekkis meie desktopi peale. Nüüd mida me peame tegema? Me peame jooksutama sellist käsku nimega javak. Javak, kui näitan, mis see on. Javak, tal on päris palju võimalusi siin, aga asi, mis meid huvitab, on lihtsalt see, et me tahame selle Hello World saada käivitatavaks koodiks. Ehk mida me peaksime tegema? Javak hello world.java. Ta kompileeris selle koodi ära ja kui me nüüd teeme jälle ls, siis nagu näha, meil tekkis üks fail juurde, mis on nüüd meil see .class fail. Ja .class fail on sisuliselt siis kompileeritud või Java bytecode. Kompileeritud kood. Ja kui me tahame seda nüüd tööle panna, siis kirjutame sellise käsu nagu Java hello world. Ja palun, meile tuli Hello World, tuli käsu järele, et seda siis saime ka oma esimese Java programmi kirjutatud ja saime ka kindlaks tehtud, et jah, Javas installitud. See, mida see kood siin täpselt teeb või nagu kui tahate selgitusi saada selle koodi kohta, siis siin uues Java dokis on selline artikkel nagu Hello World ja kompileerimine, et siin on koodi selgitus ka all, et käime sisulise rida-rea haavalt ära, et mida see kood tähendab. Nii, aga kui see on nüüd tehtud, oleme kindlad, et meil Javas installitud, siis järgmine asi, mida me peaksime tegema, me peaksime nüüd selle x00 hello ette võtma. Selle ülesandeks on muidugi natuke eeltööd ka vaja teha, näiteks esimene asi, et me peaksime endale GitLabi projekti tegema. Et meil on siin tutorial ka olemas, GitLabi uue salve tegemine. Aga selle protsessiga te peaksid juba eelmises semestris tuttavad olema, et kuidas seda kõike teha. Aga ma teen selle video siin läbi ja uuesti, et lähete oma siia GitLabi kodulehele, siin on selline asi nagu New Project. Võtate siit Create Blank Project
nimeks peaksid ta panema IT 0202 2026. Mina nüüd pean siin namespace'i ka valima, aga sisuliselt, mis sa peaksid siin tegema, Keri, kui see automaatselt ei täideta ära, siis tehke see valik siin lahti, kerige omal user sitte alla ja valige enda UniID. Readme'd mina ei taha ja mis on tähtis, projekti visibility level peab olema private. Me ei taha näidata teistele tudengitele oma koodi. Muidu võib pahandus tulla sellega hiljem. Nii, great project. Projekt sai tehtud ja nüüd hakkame seda kuidagi oma IntelliJ'sse saama. IntelliJ on siis meil see koodiredaktor, mida me kasutame see semester. See on JetBrainsi poolt ja ta on hästi sarnane PyCharmiga. Ehk kui te PyCharmi õppisite kasutama, siis te peaksite selle IDEAga ennast suht koduselt tundma. Aga IDEA pole ainus koodiredaktor, mida saab Java puhul kasutada. Ajaloos on ka meil olnud sellised programmid nagu Eclipse, mis on täielikult vabavaraline, tasuta saate alla laadida. Isegi circa 10 aastat tagasi kasutasin seda Eclipse'i, kui ma Java kirjutamist alustasin. Siis on meil olemas ka selline programm nagu NetBeans, sellega mul isiklikult kogemusi ei ole, ei oska soovitada. Ja siis on meil ka Visual Studio Code, mis juba enam-vähem saab Java programmide kirjust ja selliste suuremate Java projektidega hakkama. Aga Visual Studio Code'i puhul on alati tähtis, et peate alla laadima ka kindlad pluginad, näiteks et extension pack for Java ning täpsemalt saate lugeda siis, et kuidas Javat setupida Visual Studio Code'i jaoks on siin nende wikis artikkel selle jaoks olemas, et seda võiksite järgida. Tulevikus võib-olla ilmub meile siia Javadoki ka mingi tutorial sellest, et kuidas Visual Studio Code'i kasutada. Aga meie ikkagi toetame seda JetBrainsi IntelliJ't puhtalt juba sellepärast, et isiklik kogemus sellega mul on parem. Ta toetab selliseid suuremaid projekte palju paremini, et ta on redaktor, mis ongi lihtsalt Java jaoks mõeldud ehk Java first. Me oleme siia teinud ka igasugused paigaldamise juhendid. Minul endal on juba see paigaldatud. Et selle IDEA paigaldamise puhul, et kui teil seda educational back'i pole tehtud, siis minge tehke ära, saate kuni ülikooli lõpuni tasuta IDEA't kasutada ja kõiki teisi JetBrainsi tooteid. Ja siis muidugi selle paigaldus on 2 viisi, kas tõmbate lehelt otsa alla või te tõmbate sellise rakenduse alla nagu Toolbox. JetBrains Toolbox, see peaks mulle siia üles nüüd tulema, tuligi. Ja selle JetBrains Toolboxiga, mida te saate teha, te saate tõmmata alla erinevaid JetBrainsi tooteid ja neid ka siis sujuvalt up to date hoida, uuendada. Et kumb iganes teile meeldib, kas tõmmata programmi eraldi alla või tõmbata selle Toolboxi alla, siis Toolboxi kaudu hakkate haldama neid asju. Nii, ja siis järgmisena tegime selle Giti repo endale ära ja nüüd me peaksime selle kuidagi alla laadima. Et mina olen oma selle IDE juba siin lahti teinud, mul küll üks ühele sama aken ei ole, aga ma võin teha. Eemaldame selle ka recent'ite alt, nii, üks ühele sama aken ja mida te peaksite siin tegema, teete clone repository. Mina seda ei soovita kasutada, ta töötab väga imelikult ja näiteks kui nüüd examile või kontrolltöödele ka tulete, siis selle kaudu tegemine ei ole kõige paremini töötanud asjad, et kõige kindlam on lihtsalt minge selle repository URL peale ja tõmmake seda kaudu endale asjad alla. Teen oma asju siin natuke ümber ka, ma ei taha seda siia kaustu, siia kaustu võib. Nii, samm 1 clone repository, nii, repo on meil loodud. Võtame siit clone'id HTTPS, mul on SSH võti tehtud, aga ma näitan teile, kus see HTTPS-iga käib. Võtate selle lingi, pestite selle siia sisse, vajutate clone. Directory already exists and not empty, okei, ja paneme nimeks IT 2022-2026 clone. Nii, ja nüüd ta küsib tokenit. Selle tokeni saamiseks piisab sellest, et kas te vajutate siin generate ja ta viskab teid õigesse aknasse või te teete sedasi, et te lähte siin oma profiili pildi peale, preferences ja access tokens. Ja siis siin access tokenitest te teete uue tokeni. Kui te teete läbi selle generate nupu, siis ta juba täidab vajalikud asjad ära. Paneb expiration date'i paika, tokeni nime paika ja vajalikud õigused. Siin expiration date'iga
Te võite ise kas seda kruttida näiteks semestri lõpuni või panete risti ja siis ta tekitab aastase tokeni. Ja teete selle tokeni ära, kopite ja lähte IDEasse tagasi ja pestite selle sisse. Login. Mina usaldan seda projekti ja saime repo alla kloonitud. Üks asi, mida ma ruttu mainin ära ka nende tokenite tegemisega. Asi, mis mulle on silma jäänud ja nüüd ma ei teagi, kus see nüüd täpselt tuli, et seda pidi peaks asju tegema. Aga see viis, kus ma praegu tokenit näitasin, on see õige viis. Et üks vale viis, kuidas tokenit tehakse, on, kui te lähete siin sätetesse, võtate siit access tokenid ja teete siin project access tokeni, siis see ei tööta. Üks probleem, mis siin tekib, on see, et tester ei hakka teie tulemusi vastu võtma või submissione vastu võtma, ei hakka teile mingit tagasiselt andma. See on üks põhiline asi. Examil oli väga palju probleeme Pythonis sellega, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Examil probleemis tekkis, et klooniti see kodutööde repo alla, tehti selle kaudu see token ja siis Exami repo ei tahtnud alla kloonida ennast. Ja see on sellepärast, sest see token, mida te siin teete, on projektipõhine, aga me tahame kasutajapõhist tokenit saada. Nii, aga sellega on me tehtud. Ja nüüd võime hakata seda ülesannet vaikselt läbi lahendama. Et esimene asi, me peaksime endale siis tekitama ühe kausta, ühe mooduli ja siis sinna sisse hakkama koodi kirjutama. Okay. Näitame ära. Esimene asi, mida me peaksime tegema, me peaksime endale kausta tegema, directory. Directory nimeks paneme X, ehk siis nagu X ülesanded. Ja nüüd me peaksime sinna looma uue mooduli, aga seda me siit kaudu ei saa teha, selle jaoks me peame hoopis seda seda kausta peale minema, siin module kirjutama, vajutama. Mooduli nimeks peaksite panema x00 hello. Ja siis nüüd siin on tähtis, kus see moodul asuma hakkab. Et selle te siin peate ära vahetama. Siia peaksite panema X, et siia tekiks ja siin ta nüüd hallis kirjas ütleb, kuhu see moodul tekitatakse, siin on tähtis see, et ta peab minema siia X kausta. Nii, saate tehtud. Muud asjad on paigas, kui JDK-d installitud pole või ta ei tuvasta, siis selle saate siin valida. Ja vahetate create. Ja nüüd nagu näha, meile tekkis siia moodul. Nüüd, mis siin mooduli sees on? Meil on sellised kaustad nagu meil on selline kaust nagu source olemas, kuhu siis hakkab meie see Java kood minema. Ja siis meil on selline asi nagu IML fail. IML fail on lihtsalt konfiguratsiooni fail sellele ideale, et oskaks teie projekti paika panna tulevikus või näiteks kui te teise arvuti peal üle kolite, et siis ta oskab õiget sätet paika panna. Nii, aga mida me nüüd järgmisena peame tegema? Me peame tegema meil on source olemas ja siis siia source'i sisse peaksime tegema sellise asja nagu new ja peaksime package'i tegema. Nii, ja package'i nimi peab olema ee.taldec.it0202.hello. Ja mis asi see package on? Package on viis, kuidas me strukturiseerime Javas projekte. Et praegu me tekitasime selles üldise package'i, kuhu sisse käib meil lihtsalt üks fail. Aga tulevikus te hakkate neid package'id kasutama selleks, et grupeerida igasuguseid asju kindlate omaduste järgi või nagu mingi kindla eesmärgi järgi. Et mõtlen, kus ma saaks näidet võtta, kui ma saan äkki siia minna, saame siia minna. Näiteks, et ma võtsin praegu lihtsalt Java baas library'st nende koodi lahti või nende koodi struktuuri lahti ja siis iga kaussin on package põhimõtteliselt. Asjad on ära grupeeritud näiteks, et meil on siin Java nagu baasi kuulub igasuguseid erinevaid asju. Võtame siit näiteks utiilid ehk abiklassid ja siis abiklassid on veel omakorda igal viisil nagu ära kategoriseeritud. Näiteks streami asjad kõik on ühte nagu package'isse pandud. Funktsionaalprogemisega seotud asjad on kõik ühte package'isse pandud. Package on selle jaoks, et lihtsalt strukturiseerida oma projekti. Ning kuidas see nagu failisüsteemis välja näeb,
Iga punkt tähendab uut kausta. Ehk meil on kaust nimega EE, meil on kaust nimega TalTech, meil on kaust nimega IT0202 ja siis meil on kaust nimega Hello. Et kui ma nüüd näiteks selle IT0202 2026 projekti Finderis omal lahti võtan. Et nagu näha, meil on X-kaust siin. X-kaustases on kaust X0 Hello, siin on meil kaust nimega Source ja nüüd siin hakkab meil see package lahti EE, TalTech, IT0202, Hello ja see kaust on nüüd, see kaust on meil tühi, aga siia nüüd me tekitame endale kausta või nagu faili. Selle jaoks paneme klõps, new, Java klass ja paneme selle nimeks Hello. Jah, ja ärme küsi uuesti. Ja nagu nägime, tekkis meil siia ka hello.java fail. Nii, võime muuta teksti ka suuremaks. Nii, ja mida me nüüd siin saame teha? Meil on fail tekitatud. Võtame nüüd selle koodime ümber. Nii, esimene asi, mida tegelikult mina tahaks kindlaks teha, kas me kõik asjad töötavad. Et proovime alguses nagu koodi tööle panna. Jah, siin ideas selle play nupuga läks asi tööle. Ja mida veel võiks katsetada on see, kas tester ka vastu võtab. Et siis initial commit ja siis pushime üles ka. Push. Nii, ja kõik see tekst on muidu meil siin GitLabis ka kirjas. Või mitte GitLabis, Java doc'is kirjas. Nii, ja vaatame. Ja tuli läbi. Väga hea. Nii, ja nüüd saame hakata koodi kirjutama. Et mis meil siin siis on? Et alustame sellest, et nii package'is ma rääkisin. Package lihtsalt deklareerib selle ära, mis see kausta struktuur on ja kuidas me grupeerime seda faili süüsed. Public class, public tähendab seda, et on avalik, class tähendab, class on class. Java on objektorienteeritud keel disaini poolest. Ehk siin te hakkate seda OP-d ikka päris korralikult söögi peale söögi alla saama. Ja teine asi, mis Javas on see, kui Pythonis olite harjunud neid tühikuid tääbe kasutama selleks, et koodiblokke tekitada, siis Javas me kasutame logelisi sulge. Et sisuliselt kõik asjad, mis siin logeliste sulgude vahel on meil üks koodiblokk. Ma pärast räägin natuke juurde ka sellest, et mida see tähendab, aga mida kohe kindlalt ei tohiks teha. Nii, aga hakkame nüüd seda koodisi kirjutama, et lõpuks meil kõik need asjad jõuavad siia public static void main'i välja. See public static void main on selle programmi entry point ja kõik asjad, mis siin sees on see, et kui nüüd programmi tööle paneme, siis kõik käsud, mis siin on, pannakse tööle. Ehk siis antud juhul me siin teeme system out print line, ehk me prindime mingi teksti välja. Selleks kasutame seda get greeting meetodit, mis võtab omakorda nüüd mingit teksti sisse. Praegu see returnib nulli, mis tähendab, et ta tagastab tühiväärtust. Aga meil on vaja tekitada nüüd selline asi, et ta tagastaks meile nime. Esimene asi, mida saaks teha, et siin on meil return hello name. Võtame selle struktuuri siit. Ja mida me saame siit teha? Mina panen siia nüüd jutumärgid vahele, teeme pluss ja see plussi vahele läheb name. Ja seda siis saame tekitada sõna näiteks. Nii, hello Java, mul jäi siin tühik puudu, paneme siia tühike kuve juurde. Hello Java. Nii, see on esimene pool sellest programmis kaetud, aga nüüd meil siin on ju see ka, et if name is empty string, then returns hello. Kuidas me saame seda testida? Võtame siit selle system out print line'i ja tekitame siia sellise asja. Nii, ja nagu näha, meil on tühi nimi, aga ta paneb ikkagi selle koma ja hüüumärgi. Kuidas me saame seda parandada? Meil on sellised asjad nagu if laused ka olemas. Nendest saate lugeda meil siin juhtimisvood ja if lause. Kuidas if laused tööle lähevad. Ja natuke stiiliga selles osas. Ja nüüd, kuidas me sõnedega saame siin mingit asju teha, näiteks me tahame sõnede võrdlemist siit saada. Et asi, mida meil näiteks siin vaja oleks seda siin equalsiga.
ehk mida me saame teha? If name punkt equals return hello. Ja sedasi saime ka selle korda. Nii, korras. Nüüd see siin pani mul kollase tausta, ta nüüd soovitab mulle siin midagi. Ja mida me saame teha? Me saame selle equalsi tegelikult ära asendada. Me saame panna siia is blank pigem. Blank kontrollib meil tühjust ja white space'e. Paneks seda ja. Nii, ja korras. Commitime üles. Commit on push. Commit anyway on push. Push. Nii, ja vaatame, kas läks läbi ka. Tester võttis vastu. Ja saimegi esimesed punktid selle semestri eest. Et mis meil tähtis on ka siin, et selle ülesandel peab stiiliga korda ajama, kui neid probleeme tekib. Ja nüüd järgmine ülesanne, mis ma nüüd ette võtaks, lahendame selle harjutustunni ülesandega läbi. PR01 introduction. Nüüd, kui eelmisel ülesandel see mall oli ülesande teksti sees, siis see semester ma nüüd tahaks katsetada sellist asja, et kuna meil lõpupoole need ülesanded läheb, kuidas öelda, failide poole, mahu poolest ei ütleks, et mahukamaks, aga failide poolest läheb mahukamaks ja siis, mis ma mõtlesin on see, et hakata neid kõiki faile kas Moodle'isse panema ja et te peate ükshaaval neid hakkama üle kopeerima või näiteks, et te peate käsitsi kõik failid nullist kirjutama, et see võib tüütuks minna ja mina ütles ka natuke see, et kuna tudengil on ikkagi ette nähtud, et ta ühe ainega tegeleb nädalas 8 tundi ideaalis, et siis see oleks aja ebamõistlik kasutus, et selle asemel tahaks katsetada, et see semester kõik ülesannete mallid tulevad läbi GitLabi siis see GitLabi repode. Et oleme tekitanud sellise repo nimega templates public, kuhu siis hakkad siis iga nädal uued ülesanded tulema. Ning et siia hakkad uued ülesanded tulema, siis mida te peate tegema on siin kas see, et kas tõmbate selle faili, selle kausta alla ja kopeerite käsitsi failid üle või te tekitate täpselt samamoodi, nagu ma siin X00 Hellos näitasin ja tekitate mooduli ja hakkate siis neid faile faili ise tekitama. Et kumb iganes teile sobib, kasutage seda viisi. Mina ise eelistan seda, et mina tõmban alla asjad ja kopin üle ja siis teeme seda kaudu mooduli. Et aga mida me siin peame nüüd tegema? Peaksime tekitama endale kausta nimega PHR. Sinna kausta ja siis nii las see kaust olla. Nüüd me laeme selle kausta siit GitLabist alla. Code ja download this repository. Ja siis nagu näha, meil on siin see PR01 kaust. Mida me nüüd tahame teha siin? Lähme ideasse. Otsime selle kausta omal siit üles ja lohistame selle nüüd siin ideas PHR kausta. Ta küsib, et kas me tahame seda teha. Mina ütlen jah, tahan. Ja nüüd tekkis meile siia PR01 kaust. Aga see pole nüüd kõik, mida me nüüd peame tegema. Lähme siin parem klõps selle põhikausta peal. Open module settings ja mida me peame nüüd tegema? Plussmärk, import module. Siit lähme omal siia projekti kausta sisse. Otsime selle PR01 kausta üles. Ja paneme siin open. Create module from existing sources. Next. Import module. Next. 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 Ja nüüd peakski meil seda siis tehtud olema. Tekitas mooduli. Apply. Okei. Ja nüüd nagu näha, meil tekkis see IML fail ehk ta registreeris selle ära. Ja kood on meil ka tööle pandav, kui soovime seda.
nii, ja siin on meil readme file ka, et kui tahate, siis te ei pea Moodle'i kaudu teksti lugema, vaid saate ka lihtsalt siin ideas otse selle lahti võtta. nii, aga minu arust on nagu palju mugavam viis, kuidas neid maille edasi anda, et kui te ei nõustu või on teil mingid vastuväite või on tagasisidet selle kõige kohta, siis julgelt andke teada. nii, aga nüüd võtame selle introduction ette. et esimene nädal on sisuliselt nii-öelda kollektsioon sellistest väiksematest ülesannetest. kõik peaksid sellist Java fundamentaale tutvustama. ja siis natuke räägin juba tuleviku ette ka. X01 validation, see peaks teile vägagi tuttav olema Pythoni algkursusest. et otsustasime, et esimene põhiülesanne Javas on mingi ülesanne, mis on ka Pythonis olemas, ehk te saate nii-öelda võrdlusmomenti tekitada enda jaoks. nii, aga hakkame nüüd seda Pernolix introduction'it tegema. Esimene ülesanne, public string how is outcome. meetod võtab siis sisse kaks väärtust ja siis tagastab sõne vastavalt sellele, mis need tulemused on. nii, kas new numbers of parameters method must answer if the given pair gives bad, normal, good outcome. Outcome is bad if any of the values is less than 5. Outcome is good if one of the values equals double second value. And is okay if both values equal at least 5. okei, ehk siis antud ülesanne peaks näitama seda, kuidas võrdlemine käib Javas. et siin on meil nüüd siia ülesande teksti on igasugused vihjad ka pandud, mis viitavad siis Javadocile, uuele Javadocile. meil on 2 Javadoc'i, üks on vana Javadoc, kus on nagu rohkem materjale, aga võivad aegunud olla. ja siis on meil see uus Javadoc, mida me nüüd jooksvalt uuendame. et kui uues Javadoc'is on materjalid olemas, siis me viitame tekstis uuele Javadocile, kui ei ole, siis me viitame vanale Javadocile. aga uue Javadoci puhul tahaks jooksvalt tagasisidet ka saada, et kui nüüd neid ülesandeid tehes on midagi, mis jäi arusaamatuks või tekitas sellist muljet, et oleks soovinud rohkem materjali nende kohta Javadocis, siis palun andke teada sellest, et ma hea meelega täidan Javadoci jooksvalt ja lisan aina rohkem materjali juurde. kõik, mis siin esialgselt on sellise to my best knowledge ehk mis nagu minu arust teil on vaja, et ülesanne ära nagu teha edukalt. et piisav kirjeldused ja näited ja võib-olla stiilireeglid ka. aga kui mingist asjast jäi puudu, siis julgelt andke teada ja ma hea meelega lisan teksti juurde siia. eesmärk on ikkagi luua õppematerjalid, millest kõigil oleks kasu. nii, aga hakkame nüüd seda ülesannet tegema, et meil on siin Turneri operaator olemas, meil on siin tingimuslause ja tegema ütleks, et meil oleks siin vaja ka sellist asja nagu andmetüübid operaatorid. ja näiteks numbrilised andmetüübid, aritmeetilist, mitte võrdlemist oleks meil vaja siin, jah. et asjad, mis soovitan läbi lugeda, et on see tingimuslausete artikkel. ja soovitaks läbi lugeda ka võrdlemise kohta. aga mis me nüüd teeme siin? et sisuliselt, mis meil on vaja teha, et nii. hakkame järjest siin läbi käima neid tingimusi. If outcome is bad, if any of the values is less than 5. kuidas see nüüd toimib? peame tekitama endale if lause, eks ju. If value 1 on väiksem kui 5 või value 2 on väiksem kui 5. ja return bad siis. nii, mis meil siin siis nüüd toimub? meil on if lause ja meil on 2 poolt. kontrollime, kas value 1 on väiksem kui 5 ja kas value 2 on väiksem kui 5, et kui mõlemad väärtus on vähem kui 5. ja nüüd see siin vahepeal on or, et kui tõmban korra siia kommentaari kõrvale. Pythonis me kirjutaks umbes midagi sellist. If value 1 on väiksem kui 5 or value 2 väiksem kui 5. Pythonis me kirjutaks seda sedasi. muidugi siin on nüüd väike nüanss ka, et nagu nägime, kirjutasime siia kaks püskriipsu. et tegelikult Javas on võimalik võrrelda ka ühe püskriipsuga, aga me ei tee seda mitte kunagi. me kasutame alati 2 püskriipsu. See on sellepärast, et 2 püskriipsuga
kui näiteks see pool on väär, siis ta ei hakka seda teist poolt üldse tööle panemagi. Ja sama kehtib ka and-märkide või selle, mitte and-märkide puhul, et ja operaatori puhul. Et see tuleb kasuks näiteks olukorras, antud juhul meil ei ole mõtet kontrollima hakatagi seda teist poolt, kui see esimene pool on juba vale, et me võime kohe return bad teha. Teine olukord näiteks, kus see kasulik on, et me algusena paneme siia mingi sellise odava checki, kontrolli ja siia teisele poolele tuleb mingi kallim operatsioon. Ja kui see kallim operatsioon nüüd sõltub sellest esimesest poolest ja esimene odavam pool läks läbi, meil pole mõtet seda teist kallima poolt üldse tööle pannagi. Kallim siis ressursside poole pealt. Et selle jaoks kasutame seda kahte püskriipsu ja kahte operaatori märki. Kui me teeksime ühega, siis ta paneks selle teise poole nii võna tööle. Ja seda ma ei soovita kasutada. Kui ma õigesti mäletan, siis kus meil see tõeväärtuse loogika tehti, et siia sai vist kirja ka pandud selle kohta kuskile. Kui siia mitte, siis sai pandud siia, kuskile sai, ma mäletan, et kuskile sain selle kirja pandud. Loogika tehti järjekord, stiilireeglid. All seda kohe kinnat ei ole, siin pigem ka ei ole. Okei, ma pean pärast hiljem üle vaatama, aga ma olen suht kindel, et ma olen selle pannud endale kuskile siia. Ja, short circuit, okei, leidsin selle teksti üles. Et meil on selline asi nagu short circuit. Ja siin räägib sellest ka, et kui me kasutaks ühekordselt neid märke, siis ta jätaks selle kontrolli tegemata, et siin on täpselt sama tekst kirjas koos näitega. Nii, aga lähme nüüd ülesandes edasi, et esimene pool on meil tehtud. Siis järgmisena kasutaks else if'i. Else if'i sisse läheks meil siis, mis siin on. Outcome is good if one of the value equals double the second value, ehk siin me peaksime kontrollima value 1 võrdub value 2 korda 2 or value 2 võrdub value 1 korda 2. Ja me returnime good ja else. Võtame selle siit. Ja siia läheb return good. Return okei. Sellega peaks meil see esimene ülesanne tehtud olema. Et nagu näha, bad okei ja 0, kas see 0 peaks meil tulema sealt? Ei, kõik on korras. See peaks bad olema, see peakski okei olema. Väga hea. Nii. Liigume järgmise ülesande juurde. Nii, find even numbers array. Nüüd, mis siin ülesandes on? Me saame sisendiks mingisuguse massiivi numbritest ja tagastame nüüd massiivi, mis koosneb ette antud massiivi paarisarvulistest numbritest. Nüüd, esimene asi, mis asi see massiiv üldsegi on? Kui Pythonis me oleme tuttavad selliste terminitega nagu listid, hulgad, setid, siis sisuliselt massiiv on kindla suurusega list, mille suurust enam muuta ei saa. Et ta ei ole täpselt nagu tuple ehk hulk. Selles mõttes, kui me meenutame, siis Pythonis tuple oli selline andmetüüp, et sa said selle korra luua, siis that's it. Seda enam muuta ei saanud. Ja kui tahtsid selle sees olevad elemente muuta, siis sa pidid uue tupli tegema. Mitte hulk, vaid ennik, vabandan tõlgetes, tuple on, ma kasutan ingliskeelset terminit, siis tuple. Et siin on väike artikkel ka massiivide kohta, mis nad erilised on. Aga massiiv, mis on tähtis teada, on see, et kui sa korra lood massiivi, sa pead selle kindla suuruse tekitama ja siis seda suurust enam muuta ei saa. Sa saad elemente seal sees muuta, aga sa ei saa suurust muuta. Ja siin massiivide puhul on veel see ka, et ta võib muidugi mitmemõtteline ka olla, et maatriks olla näiteks. Et x korda y või x korda y korda z suurustega.
Nii, aga hakkame seda ülesand tegema, siis method gets an array of numbers, return an array containing only even numbers of the given array. If the given array does not contain any even numbers, return an empty array. Try to solve it without using array lists peaks siin olema. Try to solve it with only using arrays. Try not to use dynamic collections. Ja minu teada siin peaks test ka paigas olema, mis keelab dünaamiliste kollektsioonide tegemist keelata. Miks me ei taha, et dünaamilise kollektsioone siin kasutada on see, et kuna see on alles esimene nädal jaabas, esimesel nädalal võiksite aru saada, kuidas karukõhus need asjad töötavad. Et järgmine nädal võtame need dünaamilised asjad ka ette, aga esmalt üritame ilma nendeta hakkama saada. Ehk siis sisuliselt, mida me võiksime teha. Ma näitan nüüd ühte viisi, kuidas seda ülesannet teha. Et meil on, eks ju, see numbers on meil kindla suurusega ja mida mina teeks on see, et mina tekitaks kõrvale ühe teise massiivi. Ja täpselt ma ei tekitaks numbrite massiivi, ma tekitaks boolean massiivi ja seal boolean massiivi eesmärk on see koguda true või false väärtusi. True siis tähistaks seda, et kas see number oli paaris arv või olnud. Ja siia vahepeale korjaks ka vahepealse counteri, int even count võrdub 0. Natuke selgitan ka, et mis siin nüüd toimub on see, kui me sedasi tekitame selle massiivi, siis ta tekitab meile, oletame meil see numbrid, oletame meil siin sisendis tuleb massiiv, mille suurus on 1, 2, 3 ja kui me nüüd tekitame selle uue boolean array sedasi, et me anname talle numbri sisse, siis ta sisuliselt tekitab selles suuruses massiivi koos default või vaikeväärtustega, mis booleanite puhul on see, et ta tekitab meile 3 false'i. Nii. Ja nüüd, mis me siin peaksime tegema, peaksime for loopi tekitama. Int I võrdub 0. I numbers length, I++. Kui te tahate nüüd Pythoni analoogi, mis ma siin praegu kirjutan, Pythoni analoog oleks for I in range. Ja siis oleks meil len numbers. See oleks Pythoni analoog sellele, mida me just tegime, et see on selline klassikaline for tsükkel ja see koosneb siin 3 osast. See siin on alguspunkt. See siin on meil siis, et millal lõpetada või nagu kui kaua see tsükkel töötab ja siin on nüüd see, et mis ta nagu igal sammul teeb. I++ tähendab seda, et ta suurendab seda väärtust 1 võrra. Ja kui te kasutate seda ++ operaatorit, jällegi selle kohta on meil siin kirjas aritmeetiliselt tehtud unaarsed operaatorid, et siin mängib rolli ka see, kuhu te selle operaatori panete, kas te panete enne või panete pärast. Nii, aga nüüd lähme siia for loopi sisse. Mida me siin for loopi sees peame tegema? Me peame, miks me seda tavalist for loopi kasutame, on selle jaoks, et ma tahan ju kindlalt indeksilt, kuna arrays osad asju kätte indeksi kaudu, siis ma tahaks kindlalt indeksilt mingid numbrid kätte saada, seda seda, et if numbers cancel I %2 ehk moodul 2 võrdub 0, siis me ütleme, et ta on uuendame nüüd seda siin, et even kohal I teeme selle truuks, et näiteks kui meil siin tuleks see 2 ette, siis nüüd me muudaksime selle 2, muudaksime truuks ja siis seda even count'iga suurendame ++. Nii, see on esimene for tsükkel. Sellega saame asjad tehtud ja nüüd me tekitame endale uue selle massiivi. Int result võrdub new int, kantsulud ja nüüd siia läheb see even count. Tekitab nii suure massiivi, kui meil vaja. Ja siis ma tekitaks ka sellise muute nimega current index võrdub 0. Ja nüüd mida ta siin teeb,
on see, et me käime seda originaalset numbersit üle, aga kuna see originaalne numbers on tõenäoliselt suurem, kui see result meil tuleb, siis me peame meeles pidama, et kus maal me siin resultis oleme. Ja te kontrollime if even I, siis result, current index pluss võrdub numbers I. Teine variant, mida saame teha, mis ma selle siia panin, on see, et sisuliselt, kui ta see pluss töötab, on see, et ta tagastab selle vana väärtuse ja siis ta suurendab seda. Et alternatiiv me võime muidugi selle siia välja ka tõsta. Võime sedasi teha. Või kui teil ikka veel aru saada, mis see pluss on, pluss on selline asi põhimõtteliselt, pluss võrdub. Aga meil on võimalik sedasi ka kirjutada, mina soovitan. Ehk jah, tagastab meile 0 numbers I ja siis ta suurendab seda current indexi. Ja kui see on meil tehtud, siis return result. Ja sellega on meil see find even numbers array tehtud. Ja siis järgmisena count triplet charge. See meetod siis saab meil mingi sõne sisse parameetrina ja loeb siis kokku tripletid ehk mis asi see triplet on? Triplet on siis, et mitu korda üks täht järjest esines. 3 korda, täpselt 3 korda järjest esines. Nii, siin hüppame kohe sisse. Et siin nüüd on see, et võiks teada, mis asi on string, mis asi on character ja mis asjad on siis primitiivid ja viitetüübid. Hakkame tegema int result. Me siin tahame need tripletite arvu teada. Ja tekitame endale ka sellise muutuja nagu character, last character võrdub 0. Nii, miks ma nüüd sedasi selle kirjutasin, et meil on characteri jaoks muidugi ka selline primitiiv olemas, aga primitiivi ja viitetüübi ehk objekti erinevus, et objekti me saame nullida ehk me saame talle tühja väärtuse sisse anda. Antud juhul meil oleks seda vaja ka, sest kui me hakkame nüüd seda sõne läbi käima, me tükeldame ta tähe all ära, siis meil ei ole ju esimest tähte kontrollides, meil ei ole millegi vastu kontrollida. Sellepärast me kasutame seda viitetüüpi siin. Aga teeme oma selle for loopi jälle. Järgmisena meil oleks vaja siis mingit tähte täpselt kätte saada. Selle jaoks me saame võtta selle võrdi ja ütleme, et me tahame saada seda tähte, mis asub indeksil I. Selle jaoks saame seda charAdd meetodit kasutada. Ja nüüd siin teeme if lause. Ifi sisse paneme, et kui last character on meil 0 või kui last character ei ole 0 ja kui last character võrdub selle praeguse karakteriga, siis me teeme continue. Ja nüüd siin me järjest hakkame tekitama järgmise for loopi. Nii, ja nagu näha, siis siin for loopis me kasutame ka seda eelnevas for loopis tulevat indeksit. Ja selle põhimõte on see, et kuna me hakkame seda sõne ju läbi käima, tekitan kaks näidet siia, et meil on oletame, et meil on mingi A, B, C, 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 A, A, B, B, B näiteks. Siis näiteks kui me oleme selle A tähe peal, meil ei ole mõtet seda A tähte hakata kontrollima, vaid me jätame selle A vahele, kontrollime B, tuleb välja, et siis hakkame järjest vaatame, et C on erinev. Aha, meil ei ole mõtet enam edasi vaadata. Siis me lähme järgmisele tsüklile, me jätame selle B vahele, alustame juba sellest C-st ja nüüd me hakkame vaatama nii, C on täpselt ja siis järgmine on, ei ole see sama täht. Ja kuna siin on juba triplet koos, siis me saame selle tripleti panna omal tulemusse. Ja siis me jätame järjest vahele neid ja nii edasi, kuni oleme lõpuni olnud. Ehk selle teise for tsükli mõte siin sees on see, et
meil ei ole mõtet algusest uuesti hakata kontrollima, et võtame lihtsalt selle nagu punkti, kus me juba oleme. Nii, aga mis me siin siis teeme? Nagu siit juba välja tuli ka, et meil on mingi sellist chain'i vaja nii-öelda, et kui pikk meil see tähtede jada on. Ja mida me teeme? If at see võrdub word at char at jott. Ja ta on meil CH siin. Et kui... Et siis mis meil toimub, me kontrollime, kas need tähed on võrdsed oma vahel. Kui on, pikendame oma seda chain'i. Vastasel juhul teeme break ehk lõhume ennast sellest tsüklist välja. Ja siin me lähme edasi. Lähme siin for loopist välja ja mida me siin kontrollime on see, et kui chain'i pikkus on vähemalt 2, siis me suurendame, kui see chain'i pikkus ongi 2 ehk 0, 1 ja 2, siis me suurendame seda resulti ja siis ütleme, et see last char, millega me tegelesime, on see täht, mis me siit saime ja liigume järgmise tsükli peale. Ehk jah, et kui meil on neid mitu nagu samad tähti järjes, siis meil pole mõtet seda tsüklit uuesti nagu tööle lasta. Ja see on ka selle esimese if lause mõte. Et kui meil tuligi nüüd see kolmik nii-öelda ära, et meil ei ole mõtet ju neid ülejäänud 2 tähti uuesti kontrollida, et seda samat tulemust saada. Või kui meil oli neid tähti rohkem kui 3 tükki järjestikuliselt. Et jah, see if lause teeb ära selle. Ja sedasi peaks see count triplet chars tehtud olema. Et selline ülesanne, mis tutvustab, kuidas meil siin Javas need for tsüklid töötavad ja kuidas need kontrollida, et siis läbi selle continue ja breakiga ja mis asjad karakterid on. Karakterid puhul ma tegelikult jäi mainimata siin, et üks asi, mida peaksid tähele panema, et kui te Pythonis saite sõne tekitada nii ühekordselt, või saite ülakommadega ja jutumärkidega tekitada sõne, siis Javas see sedasi ei ole. Javas jutumärgid tekitavad sul sõne ja ülakommamärgid tekitavad sul karakteri. Väga tähtis erinevus. Nii, aga järgmine ülesanne. Calculate average value. Selle ülesande eesmärk on see, et me saame sisendiks mingi massiivi arvudest ja siis me peame nende keskmise välja arvutama. Ja need arvud siin on täisarvud. Nii, aga sellel ülesandel on trikk ka juures ja selleni me jõuame. Nii, aga for loopid asjad peaks nüüd tuttav olema, et me teeme mingi summa endale, eks ju. Sum võrdub 0 for int values, eks ju. Nii, ja nüüd kui te nüüd tähele panite, ma kirjutasin selle for loopi teistmoodi. See on nüüd enhanced for loop, for each loop, mis tähendab, et ta võtab kõik väärtused läbi. Siin, miks ma nüüd eelnevalt ei kasutanud seda oli see, siin oli mul indeksi põhiselt vaja neid asju kätte saada. Või näiteks ka siin, find even numbers arrays, mul oli vaja indeksi kaudu neid asju kätte saada. Aga kui seda ei ole vaja, on lihtsalt vaja elementi haaval läbi käia asju, siis kasutage seda for loopi. Nii, ja mis me siin teeme? Me teeme siin lihtsalt sum pluss võrdub val. Ja nüüd, mida me peaksime tegema, me tahame keskmist saada, et me lihtsalt teeme summa, jagame values.length'iga. Aga nüüd siin tekib probleem, et vaatan, kas mul siin all mingi näide ka selle kohta on. Ahaa, selle kohta ei ole mul näidet siin või? Huvitav. Siin nagu peaks olema, aga okei, tekitame siis näite. Siin ma pärast uuendan seda malli ka. Tekitame näite introduction punkt calculate average value ja anname talle uue array. Selleks array'ks on meil siis arrays punkt of. Kas mul ei ole? Jääs listi me ei taha saada. Okei, tekitame lihtsalt selle array siis sedasi new int ja 5, 9, 12, 14, 15, nii. Siin see summa peaks 15, eks ju olema.
ehk kui me teeme 15 jagatud, ei, see ei ole hea näide, sest see on 15 jagatud 5-ga, see annab 3. 16 jagatud 6-ga, see annaks isegi paaritu arvu. Ehk siis lisame ühe arvu juurde, ühe juurde. Ja kui me teeme 16 jagatud 6-ga, siis meil vastus peaks olema 2 kolmandikku või 2 kolmandikku. Eks ju. Nii, aga kui me nüüd selle tööle paneme, siis mis meil siin toimub? Igaks juhuks, nii. Paneme siia väikse selle indikaatori ka, et jah, siin on meil see hash value. Nii, kui me vaatame, et kui me nüüd seda jagamist teeme 16 jagatud 6, siis loogiline oleks see, et vastus on meil 2,667. Aga siin ta nüüd ütleb, et see vastus on hoopis 2,0. Et milles probleem on? Nii. Ja probleem siin on selles, et meil on siin täisväärtusega täis nagu arvud. Siin on nagu massi täisarvudest ja siin me lihtsalt kogume selle summasse. Ja nüüd me teeme jagamistehet täisarvuga. Javas, mis juhtub, on nüüd see, et ta teebki selle täisarvulise jagamise ära ja kuna täisarvu sisse komad ei lähe, siis ta meile neid komasid ka ei anna. Ja siin, mis me teeme, teeme täisarvu komaarvuks. Aga kuna selle täisarvul mingi koma informatsiooni polnud, siis ta ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ning jah, tagastabki meile siis komaarvu, millal mingit erilist komaarvu ei ole. Et vaatan korra, mul siin peaks mingi jutt ka selle kohta olema. Komaarvud. Ja siin ei ole need probleemid. Meil on vaja aritmeetilised tehed jagamine. Siin on selle kohta natuke juttu ka. Ja nüüd, et seda viga parandada, mida me peame tegema, peame sellist asja tegema nagu castimine. Castimine tähendab siis tüübi teisendus ning me peame nüüd selle arvutuse puhul me peame ühe poole tegema komaarvuks ja see saab seda teha. Et siin me nüüd ütlesime, et see summi pool on komaarv, et ta võib siin küll täisarv olla, aga sisuliselt juhtub, talle lisatakse 0,0 lõppu. Nüüd jagame seda täisarvuga ja kui me nüüd paneme seda tööle, siis ta arvutas meile asja õigesti valmis. Nüüd generic collect sequence, selle ülesande eesmärk peaks nüüd olema while loopi näidata. Et mis me siin saame, calculate the length of a collect sequence, et me ei kogu mingi collect'i sequence'id kokku, et me lihtsalt arvutame, kui pikk ta hakkab olema. If n is even, divided by 2, if n is odd, multiplied by 3 and add 1, repeat the process until n is 1. Ehk me saame nüüd selle n sisendiks ja me peame mingit operatsiooni läbi viima kuniks n-i on meil piisavalt. Mida me siin teeme? Int result võrdub 0. Ja siia paneks return result, eks ju. Ja nüüd mida me siin teeme? While n ei võrdu 1. Ehk ta võib negatiivi ka alati minna. Ja siis, nii, mis me siin teeme? Kuna ta läheb uuele tsüklile alati, siis me teeme result ++. Ning siin me nüüd kontrollime, et if n is even, divided by 2, if n %2 võrdub 0, n jagada võrdub 2, else ta on odd, siis me lihtsalt korrutame seda. N võrdub 3 korda n pluss 1. Seda siis see peaks töötama. Me kontrollime. 6, 8, 12, ehk meil on off by one error ja see off by one error on sellepärast, et me ei arvesta seda ühte siia sisse. Ehk siia peaks return või siia peaks ka result ++ tegema, enne kui me tabastame selle.
Nii, järgmine GCD, Calculate the greatest common divisor using Euclidi algoritmi. The greatest common divisor of two integers is the largest number that divides them both without a remainder. Euclid's algorithm uses the fact that if A and B integer are with mingis kindlas suuruses, siis okei. Ja sisuliselt, mis selle ülesande eesmärk on see, et siin on nüüd, et meil on integer siin, mitte int, ehk siin me kasutame seda viite tüüpi. Ja siin selle harjutuse eesmärk ongi see, et me natuke harjutame neid kasutama. Return the greatest common divisor of A and B or null if GCD can't be calculated. Ehk siin ongi see, et miks me seda integeri kasutame, siin on see, et selle puhul me saame null tagastada. Ja me saame ka arutada seda, kas et saame kontrollida, kas need sisendiks antud asjad on ka õiged või ole. No see on see kõige kergem osa sellel, et me saame teha A võrdub 0 or B, kui B on 0, siis me tagastame return 0. Ja siis me saame veel kontrollida seda, et nii, mis tingimusel me ei saa seda common divisorit arvutada on see, kui üks nendest arvudest on 0, sest nulliga ei saa jagada või nulli ei saa jagada, nulliga ei saa jagada. Ja reeglite järgi need arvud peavad olema suuremad kui 0 ka nii või nii, et if A võrdub 0 or B võrdub 0 vektor 0. Ja nüüd me siit otsime absoluutväärtused. Absoluutväärtusi saame sedasi kätte, et int x võrdub math.apps. Meil on matemaatika moodul, selle jaoks on matemaatika moodulisena selline meetod nagu apps olemas, mis on absoluut. Ja siis me hakkame järjest vaatama, kuidas me saame, mis arvu me saame kasutada jagamiseks. Ja selle jaoks kasutame while loopi, seni kaua kuni while ei ole 0. Mida me teeme? Me teeme mingi temporary arvu. Sinna arvu siis me y-ist et uus y väärtus on siis x jagatud y-ga ja võtame selle jäägi. Ja siis see x arv läheb meile temporaryks. Kõigepealt sellel temporary, sellel ei ole nagu mingit mõtet siin. See nagu katsetame. Kasutame korra sedasi, kas nii ka töötab. Ja siis siin nüüd peame returnima x-i. On ikka sellel, siis x peab kuskile minema ka. Teeme sedasi. Nii, ja nüüd vaatame, mis meil see GCD on. 6600. Nii, ja nüüd viimane ülesanne on teile juba tegelikult valmis kujul ette nähtud, aga kui te näete, siis siin on mul alatihti nüüd mingi error tulnud. Ja selle viimase ülesande eesmärk on debugida natukene, et Javas need error sõnumid on kasulikud, aga need võivad natuke kohmakad olla vahest. Eriti mida suuremaks teil see projekt läheb. Et siis mõtlesime, et see aasta harjutustunni ülesandesse paneme ka ühe sellise katkise koodi, mille eesmärk on siis see, et te õpite lugema neid error sõnumeid ja siis error sõnumi põhiselt proovite koodi korda teha. Tegin siia väikse nagu artikli ka, et missugused need veatüübid on Javas. Et meil on sisuliselt 3 tüüpi vead, on see kompileerimisvead ja käituse vead ja siis on ka loogilised vead. Loogilised vead on see, et programm töötab, aga tulemused ei ole õige, et täpselt see, mis mul enne tuli. Ja siis on meil veateated Javas, et siin ma natuke räägin sellest, et mis need veateated on ja kuidas neid lugeda. Et sisuliselt veateadete lugemisel, interpreteerimisel on see, et lugege alati seda esimest rida, exception in trade main, et kus see nagu viga toimus ning mis viga see täpselt on. Antud juhul meil on siis array index out of bounds exception ehk nagu nimi ütleb, meil on mingisugune massiiv ja me üritame sealt võtta elementi, mis on nagu massiivist suurem.
ja siin on näha ka, et index 3 out of bounds for leg 3. Et tuletan meelde, Javas ja ka Pythonis alustame lugemist nullist. Ehk kui meil array suurus on 3, siis maksimaalne indeks saab 2 olla. Ja siin on ka see, et kus see viga täpselt tuli, et mis real see viga juhtus. Ja mida rohkem ridu siin on see, et kõige ülemine rida ütleb, kus see viga tuli. Ja alumisel read ütlevad, mis nii-öelda teekonda ta läbis, et sinna veani jõuda. Et mul siin veateadetes on väike näide toodud, et täpselt samamoodi sarnane viga. Ja siin ta lähebki, et sama viga. Esimene, et see viga toimus meil 16 real, mis on meil siin. Ja siis siin ta järjest hakkab läbi lugema, et kuidas ta jõudis selle peale, et algusena kutsuti main meetodis see välja, main meetod meetod 1 kutsus selle välja ja meetod 2 kutsus meetod 3 välja ja meetod 3 nüüd sellel real toimus see viga. Et sedasi peaks neid veasõnumeid lugema. Aga nüüd, kuidas seda korda teha? Korda tegemiseks vaatame, ütleb, et rida 177, rida 177 ütleb, et meil on siin mingisugune probleem. Et siin üritatakse nüüd võtta elementi, mida eksisteeri. Ja kui me nüüd vaatame, kus see i tuleb meil eks ju siit. Et peaksime vaatama, mis meil see tingimus on. Esimene viis, kuidas me saaks seda debugida. Paneme endal, ütlemegi välja, mis need i-d on meil näiteks. Mida teeme ka sellist asja, et panen siia lihtsalt, et kaotsi ei läheks asjad. Ja kui me vaatame debug nii, 0, jah, sobib, 1 sobib, 2 sobib. Aga nüüd, miks meil see for loop 3 peale läks? Nii, kui see ei ole ikka veel nagu obvious, siis size on meil 3, eks ju. Jah, debug, size 3 ja siin ta nüüd järjest läks. Aga nüüd on see tingimus siin, et mida see märk siin tähendab? See märk tähendab siin seda, et ta on suur, väiksem või võrne. Ja kui te nüüd array'de puhul tegelete, siis meil seda ei ole vaja siin. Ja nagu selle eemaldamine kustutas ära selle probleemi. Ehk sisuliselt, mis see probleem oli see, et me lihtsalt käisime for loop'i valesti läbi. Et meil ei olnud see lõpptingimus konkreetselt paika pandud. Aga kui selle nüüd korda saime, on olemas. Kontrollime, kas see läheb testerisse ka. Üks asi, mis mul ununes, ma pean nüüd sinna kodutööde reposse veel selle panema, või nagu mitte kodutöö reposse, vallide reposse panema, on selline fail nagu gitignore. Tegelikult ma näitan ära, mis see gitignore on. Kas mul siin ei ole? GitLabsest aldehie grupid, kes mul on internal reposse on olemas. 22.26 internal. Et ma need asjad nüüd kopeerin sinna kodutööde mallide reposse ka. Aga sisuliselt, mis asi checkstyle on? Checkstyle on stiilireeglid, mis meil kursel kasutusel on. Ja gitignore on siis kogumik asjades, mida tegelikult ei peaks gitti üles pushima. Et ma kopin selle praegu siit, teie saate omal kodutööde repos selle kätte. Aga kuidas me teeme seda? Me paneme selle siia juurkausta, gitignore. Pestime selle siia sisse. Gitignore'i võiks pushida ja siis ma pushiks ka selle introduction Java faili. Commit and push. Ja nagu näha, siis ta koristas meil väga palju asju siit ära. See gitignore ongi lihtsalt siis sisuliselt nii-öelda barjäär, et mis asjad peaksid gitti sattuma ja mis asjad ei peaks. Muidugi ma selle siit vaataks üle, et igaks juhuks tegelikult need IML failid võiksid sattuda, aga kui ma ise katsetasin seda, siis mul gitist kloonimine tekitas ikkagi need projektid asjad ilusti ise ära. Et mul nagu mingi probleem ei tekkinud, aga kui teil tekib, siis te võite siit gitignore'is selle .iml faili ära võtta ja siis pushida uuesti üles. Ja siis te peaksite need asjad saama. Nii, ja vaatame, kas ülesanne läks läbi ka.
nii, mingi asi on meil puudu. Tree vectors with null, siin on veel paar viga, me peame siin korda tegema. Cannot load from int array because parameter 2 is null. Koristame oma need asjad siit ära. Koristatud ja nüüd siia me peaksime need kontrollid sisse panema. Et if v1 võrdub 0 v2 võrdub 0 või v3 võrdub 0 returnime 0 või kui if v1.length võrdub v2.length ja v2.length võrdub siia ma paneks v2.length võrdub v3.length siis ka return 0. Võite edasi, nüüd ta peaks korda minema. Nii, ja sellega sai ülesanne tehtud. Meil on siin natuke veel stiilivigu. Line has trailing spaces. Hakkame järjest minema, rida 220. Ehk siit peaks selle ära koristama. Rida 166. Siit peaks selle tühiku ära kustutama, rida 36. Nii. Ja push. Mitte push anyway. Nii, ja tehtud. Sellega saigi see ülesanne tehtud. Ma natuke räägin selle X01 puhul ka, et jah, ta on sama ülesanne, mis teil Pythonis oli see parooli valideerimine. Ma selle emaili valideerimist ei pannud siia, et las piisab sellest parooli valideerimist, see on piisavalt väike ülesanne, millega harjutada Javat. Aga siin on nüüd paar nüanssi ka juures, et oleme siia juurde pannud reegli, et ei tohi kasutada selliseid asju nagu Java util, teegist tulevaid asju nagu listid, dünaamilised kollektsioonid, ei tohi kasutada string builderit ja bufferit. Põhjus on see, et seal ühes ülesandes siin oli see, et te pidite parooli tagurpidi keerama. Et neid kasutades asi muutuks liiga kergeks ausalt öeldes. Aga eesmärk on ikkagi see, et enne me õpime ära, kuidas raske viisi asju ära teha, me õpime ära, kuidas massiividega hakkama saada. Ning kui see on korras, sellega oleme hakkama saanud, siis alles järgmisel nädalal liigume selliste abstraheerimiste peale kergemat viisi, kuidas asju teha. Aga vihjeks ma annan siin seda, et mida mina soovitaks ülesande puhul teha on see, et kirjutage, kui te hakkate seda is different from all passwordi tegema, siis kirjutage abimeetod, mille ülesanne ongi see sõne nüüd tagurpidi keerata. Ja kuidas see tagurpidi keeramine käib on see, et te teete sõne char array'ks. Char array on siis massiiv tähtedest, tähemärkidest, mis seal paroolis on. Võtan siin korra lahti ka selle, teen mingi demo lihtsalt selle private string reverse, eks ju. String S. Et mida te peaksite tegema? Te peaksite siis tegema endal char array ja siis käima seda char array'd siis for loop'iga läbi ja tegema ja siin nüüd mõtlema välja, kuidas sõna ümber pöörata. Näiteks, et swap elements in array ja siis kui te selle olete ära teinud, siis teete siin return new string. Ja kui te sedasi teete stringi, siis ta võtab char array'd vastu. Ehk saate char array sõnaks luua. Kui ma õigesti mäletan, siis siin te peaksite kuidagi saama ka snitti võtta. Et siin on massiivi kopeerimine ja siin on manuaalne kopeerimine. Et siin on väike tekst selle kohta, väike nõuanne. Et saate seda kasutada siin.
adapteerige lihtsalt see char'ideks ümber. Et kuidas te saaksite seda kasutada sellel eesmärgil, et seda sõna ümber pöörata. Siin on väike nipp olemas selles, kuidas seda teha. Nii, ja kui see on tehtud, siis see ütleks, et see on nagu ainus asi, mis selle ülesande puhul kõige nagu väljakutset tekitavam on. Et kui meil seda string builderi piirangut ei ole, siis mida sa string builderiga saaksid teha on lihtsalt new string builder.reverse to string ja palun seda siis saad omalt selle sõne kätte tagurpidi, aga see ei ole selle nädala eesmärk. Selle nädala eesmärk on see aru saada, kuidas Javas nagu karukõhus need asjad töötavad sügavalt. Nii, aga mina ütleks, et sellega on siis minu poolt kõik. Et ootan teid väga meelega praktikumidesse. Tulge küsige, tulge lahendage ülesandeid. Ja muidugi jooksvalt ootan ka tagasisidet nende õppevideote kohta, et kuidas saaks paremini. Et kui kõik hästi läheb, siis antud videol peaksid ka olema timestampid. Kui mingi asi jäi video puhul arusaamatuks, tahate rohkem selgitusi, siis hea meelega täiustaks. Kas näiteks annan Discordis rohkem, tekitan mingi eraldi kanali, kus ma tekitan nii-öelda selle questions and answers'ite nurga, kuhu ma siis seletan natuke rohkem neid asju lahti. Ja siis selle põhjal tean ka, mida tuleviku videotes rääkida paremini. Aga selle poolest minu poolt tänaseks kõik. Tänan kuulamast.